ja ütleme niimoodi, et mind ei ole kunagi huvitanud religioon. Et ma peaksin mingisugused imelikke kummardusi tegema ja mitte teadvatel olema, põhjustel kätt tõstma või ma ei tea, mis asju risti ette tegema. Minu jaoks on see alati olnud vastuvõetamatu. Aga mis mind on alati huvitanud, on see, et tundma õppida Jeesust, tundma õppida Jumalat, näha seda vaimset poolt ja siis õppida sellest käima. Nii et ütleme niimoodi, mis on väga tugevaks, põhjapanevaks kirjakohaks olnud minule, see on juba, mis ma arvan, et 91. aastal, kui ma juba selle nägemise sain, on Johannese evangeelium 12, peatükk 24 salm alates, kus kreeklased tulevad sooviga näha Jeesust. Seal sees on tugev sõnum ja Jumala plaanist olev sõnum. Ja see on kandnud mind aastaid ja hiljem ma olen hakanud nägema seda uut olemist. Ma ei ole osanud seda võib-olla niimoodi selgitada ja seletada nagu täna või nüüd. Aga see on olnud teistsuguse hookuse, ma olen näinud, et meil on tegelikult tohutult palju lootust. Ja etteruttavalt ma lihtsalt ütlen, et kui me rääkisime siin natukene ülistuse sees ka armust, siis ma ütleksin niimoodi, et me ei ole veel kuigi palju näinud Jumala armu. Meil on väga väike arusaam Jumala armust. Sellest on ehk 3 aastat tagasi, kui ma olin Soomes, lugesin Rooma kirjast. Seda on ju küll ja küll loetud. Aga lugesin Rooma kirjast, ma loen selle teksti lihtsalt teile ette ja siis lähme nende mõtete juurde, mida tahan jagada. Rooma kirja 5. peatükk ütleb niimoodi, ütleme, see on kogu selle konteksti valguses peab seda mõistma, aga mõte on siis niimoodi, et seal on ka arm saanud ülirohkeks, 25-21, et otse kui patt on valitsenud surmas, samuti ka arm valitseks õiguse kaudu igaveseks eluks Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Ja korraga ma silmad avanevad ja ma näen seda, et Jumal soovib, et arm valitseks. Kui palju ma olen seda lugenud? Ja ma ei ole seda näinud. Alati on olnud kuidagi, ütleme, koguduste suund on olnud alati, et me peame midagi tegema. Aga see ei ole arm. Ja korraga ma näen, kuidas see vana inimene, ütleme siis niimoodi, otse kui patt on valitsenud surmas, ta ei räägi siin pattudest, ta räägib patust. Ja? Ehk ta räägib sellest hea ja kurja tundmise puust. Nii. Ta ütleb, et vaadake, kuidas hea ja kurja tundmise puu on valitsenud surmas. Kujutame ette, me näeme, kuidas ta on valitsenud. Kui palju on haiget tehtud, kui palju on, mida iganes on tehtud. Aga samuti või samal viisil, samal kombel arm valitseks õiguse kaudu. Võrratu. Ja see on hakanud mind vaikselt nagu vabastama. Ja ma ütleksin niimoodi, et mis ma olen tähele pannud näiteks piibli alusel, aga olen näinud ka inimesi, kes on näinud Jumalat, ütleme siis niimoodi, et kellel on ilmutatud teatud sügavusi asju, ütlevad kõik, et Jumal on hea. Ja siis tegelikult me oleme segaduses ja sellepärast me ütleme, sest meie kogemus ütleb meile rohkem, nagu ta oleks meile kättemaksja, aga tegelikult kurat on seda inimestega teinud. Aga ütleme niimoodi, et ma tulen nüüd oma mõtete juurde. Ma tahan jagada natukene olemisest. Sest ütleme niimoodi, et oma usuelu alguses me peame silmas palju rohkem seda või oma tegusid kui oma olemust. Me oleme kõik sellega tegelenud. Nii. Meid rõhub palju enam see, mida me oleme teinud, kui see, kes me oleme. Me mõtleme, et kui ainult saaksime teatavaid asju parandada, siis oleksime head kristlased ja hakkame tööle oma tegude kallal, aga tulemus ei vasta oodatule. See on lihtsalt üldine mõte, sellega me oleme võidelnud. Ja täna ma näen seda, et minu rõhuasetus ei pea üldse olema tegudel, absoluutselt, vaid olemisel. Ja kui mul see olemise, kes ma olen uue looduna Kristuses Jeesuses, kuidas Jumal mind on oma isaga või minu isaga, meie isaga ühendanud, see loob ühe teistsuguse reaalse vaimse pildi, mis teeb mind julgeks, viib mind edasi, aitab ületada igasuguseid raskusi, annab mulle turvatunde, täieliku turvatunde. Ja see olemise mõistmine on nii oluline. Aga ütleme niimoodi, et selleks, et
et seda olemist mõista, on nägemine. Ma toon lihtsalt mõned kirjakohad, mida ma olen näinud, et neid võib ilmselt väga mitmeid erinevaid tuua, aga ma toon mõned kirjakohad, näiteks Jesaja 42:18 ütleb niimoodi: kurdid, kuulge ja pimedad, tõstke oma pilk üles, et te näeksite. Siin on selge suunamuutus, et tõstke oma pilk üles, et te näeksite. Nii. Näiteks Kolossa 3:1-4, seda teavad kõik, on ju, et kui me ühest temaga oleme üles tõusnud, ja tegelikult me oleme ühest temaga üles tõusnud. Ma ei räägi üldse sinu tunnetest, ma räägin olemisest. Me oleme üles tõusnud ühest temaga. Nii. Siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus on istumas Jumala paremal käel. Minu arust see on nii oluline. Kõik need tähelepanekud on, et me vaataksime ülesse, kus Kristus on istumas Isa paremal käel. See on see lähtekoht. Sest see on nii oluline, sest see räägib meile ülestõusnud issandast. 1. Moosese 22:13. Kindlasti olete neid kirjakohti lugenud, ma loen siit ühe tsitaadi ja siis te näete, et see toimis ka juba tegelikult Vanatestamendi ajal. Ja sellel ajal oli veel armuaeg. Rahvas ei olnud käsuseaduse all. Ja Abraham, see oli see lugu, kus Abraham pidi ohverdama oma poja. Ja nüüd kuulake, kuidas Jumala sõna räägib. Ja Mooses, ja just enne seda lauset Jumal ütles, et ära ohverda oma poega. Ja Abraham tõstis silmad üles, kuulake, jah, tõstis silmad üles, vaatas. Ma ei tea, kui kaua ta vaatas. Tõstis silmad üles, vaatas. Vaata, see on see, mida Jumal sõna õpetab meid tegema. Vaatama, tõstma ülesse, kus Kristus on istumas paremal käel, vaatama ja vaatama ja vaatama. Ja en näe. Lugege piiblist. Ja en näe, ütleb Jumala sõna. Üks jäär oli kinni seal ja niimoodi. Ja siis ta ütleb niimoodi, et Abraham ohverdas jäära oma poja asemel ja pani nimeks sellele paigale Jehova näeb. Ja tänapäevane nimetatakse seda mäge, kus Jehova ennast ilmutab. Aga minu rõhuasetus on see, ta tõstis oma silmad üles, vaatas ja en näe. Sai ilmutuse. Ja mida ta nägi? Ta nägi ohvrid alle, jäära. Ja nägi seda, või ütleme, mis ta tegi selle usu läbi, on ju, ta ohverdas oma poja asemele. See räägib armust. Ja mida ta siis nägi? Kus Kristus on istumas Isa paremal käel. Loeme veel. Joosua 5:13 ütleb täpselt sama. Ja kui Joosua oli Jeeriku juures, sündis, et ta tõstis oma silmad üles ja vaatas ja en näe. Tema ees seisis üks mees, paljastatud möök käes. Ja nii edasi. Tegelikult on veel kuskil Jesajas, ma otsisin, ma ei leidnud, on täpselt veel üks selline kirjakoht, mis Moosese Abrahami kohta on kirjutatud. Ja nüüd ma tahan ühe fookuse veel tuua, et nägemine on nii oluline ja nägemise kaudu tegelikult tuleb Jumala usk meisse. Ja veel enam tegelikult, me oleme ju vaim inimese poolest uued loodud Kristuses. Tegelikult me oleme ju loodud tema näo järele ja Korintuse kiri ütleb isegi nii, et meil on seesama usu vaim. Ega me ei saa oma suud kinni hoida, kui me näeme. Ja me räägime. Ja see on täpselt see, et ma usun, sellepärast ma räägin. Me ei näe väliselt veel asju, aga ma usun, sellepärast ma räägin. Ja Jumal on oma olemuselt täpselt samasugune. Ma usun, ta näeb seda ja siis ta räägib. Ja ta rääkis need asjad ellu. Ja näiteks Rooma kirjast kõigile tuntud kirjakoht 10:9-10 ütleb niimoodi. Sest kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on tema surnust üles äratanud, siis sa saad õndsaks. Võime öelda ka vabaks, päästetud ja nagu see sõna tähendab. Aga ma tahan jälle tähelepanu pöörata. Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on tema surnuist üles äratanud. Fookus on jällegi ristil. Kõik olulisem fookus on ristisündmused, mis on toimunud. See on uus leping.
Jumal kõikide nende kirjakohtade alusel me näeme, kuidas ta juhib meie tähelepanu vaatama ja mitte tunda enam Kristust liha poolest, vaid üles tõusnud issandana. Kõik fookus on selle peal. Nii. Ja see räägib meile puhtast Jumala armust. Ja nüüd üks võrratu kirjakoht, mida võib-olla et ma ei oska seda, ilmselt ma ei näe seda sügavani, aga mis on viimastel aegadel väga minu südant liigutanud. Ja see on nagu, ütleme, kuidas öelda, täna ma seda tasandit nii palju ei puuduta, aga mis puudutab Kristust, Kristuse ihu, ütleme siis ka teisisõnu kogudust, kuidas Jumal on nad tegelikult üheks liitnud, pea ja ihu, on väga võrratud kirjakohti, sügavaid selgitusi Jumala poolt, kuidas Jumal seda on teinud ja kuidas Jumal seda näeb. Aga nüüd ma loen 1. Johannese 3, 1-3, kus ta ütleb niimoodi, et me oleme Jumala lapsed. Aga me teame, seal ütleb, et tema ilmudes oleme tema sarnased. Ja me teame, et see ilmumine ei räägi sellest, nagu on üldiselt arvatud. See on see, et ma näen teda. Tema ilmub minu vaimu, ma näen oma vaimust teda. Nii. Aga me teame, et tema ilmudes oleme tema sarnased, sest me näeme siis teda, nagu tema on. Kui sa hakkad sellele mõtlema, me teame, et tema ilmudes me oleme tema sarnased. Tähendab, ja me oleme tema sarnased, sest me näeme siis teda, nagu tema on. Ma ütlen, puuduvad, see tunnetus on palju suurem, kui ma oskan seda väljendada. Aga ma näen, kuidas see, et ütleme, et me püüame ennast tegude kaudu muuta, mis ei ole võimalik. Aga kui ma näen, nagu tema on, siis ma muutun tema ilmudes tema sarnaseks. Sest ma näen, nagu tema on. Ja mina olen temas ja tema on minus. Ma ütlen, see tunnetus on suurem, kui oskan sõnades seletada. Aga see on võrratu, mida Jumal on tegemas. Või mida Jumal on juba teinud. Okei, nüüd nägemine on oluline. Ühel päeval ma lugesin Efesuse kirjast, ma ei tea, mitu kümneid korda on seda loetud, aga jällegi nägemine. Ja ma loen korraga sellist kirja kohta, et me tunnetaksime Jumala saladuse, Kristuse, kelles peituvad kõik tarkuse ja tunnetuse haarded. Ja korraga mul läheb lamp põlema. Jumala saladus on inimkonnale Kristus. Ja siis vaatan mõned salmid tagasi, mida ma äsja lugesin. Tema elab minu sees. Ja Efese kiri ütleb lõpus veel, see saladus on suur. Mina räägin teile Kristusest ja kogudusest. Ja korraga ma näen seda, et siin on midagi väga sügavat peidus. Üks olemine on peidus. Ja ilmselt palju sügavamal viisil, kui me oleme julenud uskuda või arvata. See arm on suurem, kui me oleme seda näinud. Ja see on nüüd juba mitmeid aastaid nagu andnud uut nägemist. Ja et see on Jumala täiuslik, täieline plaan, ette kavatsetud plaan, need kaks teha üheks, pea ja ihu, mille kohta Jumala sõna ütleb teises valguses küll, selles mõttes nagu me oleme tõlgendanud teises valguses, need kaks on üks, ütleb Piibel, ja mida Jumal on ühte pannud, et inimene neid ei lahutaks. Ja ometega oma inimliku mõtteviisiga me oleme kogu aeg pead ja ihu lahutanud. Ise me ei ole sellest aru saanud. Me oleme siirad selles juures olnud, aga kuna puudub nägemine, siis me oleme seda teinud. Aga Jumal on just, see on suur saladus, et pea ja ihu on üheks tehtud. Ja näiteks Piibel ütleb ka niimoodi, kuulake nüüd, kuidas Jumal sõna ütleb, sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevastes, mis maa peal, mis nähtav, mis nähtamatu. Kõik on loodud tema läbi ja temasse ja kõik püsivad koos tema sees, sest Jumal arvas heaks kõik täiuse lasta elada temas. Nii, ma rõhutan nüüd, meie oleme temas, tema on meis, Jumal on lasknud elada kõik täiuse, arvanud heaks elada kõik temas, kõik on tema kaudu tehtud. See üks olemine on sügavam, kui me oskame seletada. Ja nüüd ta ütleb edasi Kolossa kirjas, Kolossa 2:8-9, vaadake,
et keegi ei võtaks teid saagiks mõtteteaduse ja tühja pettusega, mis vastavad inimeste pärimustele, maailma algjõududele ja mitte Kristusele, sest temas elab Jumala olemise täius ihulikult ja te olete täidetud temast, ta räägib sealt edasi. Ma loen, kus mu rõhuasetus on. Mitte Kristusele, sest Kristuses elab kõik Jumala olemise täius ihulikult. Mina küsin, mis ihust ta räägib, on ju? Ja ilmselt, kui me ei saa aru, on ju, siis me arvame, et see võib olla see ihu, mida ta sai Maarja kaudu. Aga ta ei räägi sellest ihust. Ta räägib kogudusest, ta räägib Kristuse ihust. Ja Piibel ütleb niimoodi, et Jumal lasi arvata kogu täiuse elada temas ihulikult. See muudab täielikult meie ülesannet või meie arusaamist meie ülesandest, mida Jumal on andnud. See valgustab meid. Jumal on pannud, võiks öelda, kõik oma lootuse Kristuse peale, meie peale, kes me oleme temas ja tema on meis. Nii et ütleme siis niimoodi, et ülestõusnud Kristus on taastanud inimese või asetanud inimese taas õigele positsioonile, andnud inimesele talle kuuluva ja määratud identiteedi Kristuses ning taastanud meelevalla positsiooni, võime ka niimoodi öelda. Ja just täna öösel niimoodi pool rahutult magasin, aga võrreldes mõnede teiste öödega suhteliselt hästi, aga mõeldes ühele olukorrale, ma mõtlesin niimoodi, et kuidas üldse kurat saab nii palju siin maailmas veel nagu valitseda. Ja sest ta on võidetud vaenlane. Ja samas ma kukla taga on teine mõte, et see ei ole Jumala probleem selles mõttes, et tema on kõik teinud. See on täna tema rahva probleem. Ja ma saan aru, et me oleme lubanud tal valitseda. Me oleme lubanud talle kõiki neid asju teha. Ma kuulasin nüüd Soomes olles, ma sain alles hiljaaegu nüüd Taavi käest Ingo jutlused Orissaares, kus ta räägib ka nägemisest, aga räägib ka sellest viimsetest päevadest või kuidas öelda, kuidas seda seletada. Kristuse tagasi tulemisest ja selles valguses. Ja väga-väga hea. Mulle väga meeldis, kuidas ta on selle üles ehitanud, sest see paneb nii palju asju nagu paika. Ja seal ta mainib just seda, et ja ma nõustun sellega. Täielikult nõustun, sest kirjasõna valguses, ilmutuse valguses ma näen seda, et see on niimoodi olnud. Kuskil on öelnud kogudus aamen mingi asja peale. Ja on lubanud kuradel valitseda. Aga kui me nüüd täna läbi nägemise hakkame ütlema aamen õigetele asjadele, siis kurat ei saa enam valitseda. Ja me alustasime selle kirjakohaga, Jumala tahe on see, et arm valitseks õiguse kaudu. Ma tahan rääkida mõned sõnad nüüd sellest olemisest, sest kui me olemist ei mõista, ja mina olen ju samamoodi selles olukorras olnud, siis me hakkame tegema surnuid tegusid. Selliseid tegusid, mida ei ole vaja teha. Mõttetud asju teeme. Me püüame olla pühad. Pingutame selle nimel. Täiesti surnud tegu. Sellepärast, et me juba oleme pühad. Ja me tahame olla õiged Jumala ees ja alati arvestades oma käitumist, mitte nähes oma olemust, et me oleme õigeks tehtud, hakkame tegema surnuid tegusid. Ja siis me kutsume teda taevast alla. Tule ja aita meid. Ma olen seda nii palju näinud. Ma ütlen ausalt teile, mul ei ole olnud väga palju usku ühispalvetesse, et see kogudus palvetage, et mu laps on haige, palvetage tema eest. Olete näinud selliseid asju, teeme eespalveid, kutsume kõik palvetama, mõtle, kui suur vägi on siis palvetamises. Aga kui ma täna kuulan, kuidas nad palvetavad, mul ei ole usku sellesse, sest nad ütlevad niimoodi, tule ja aita, tule ja aita. Aga ta ei tule enam, ta on käinud juba, ta on juba tulnud, ta on juba teinud. Ei, ma saan aru, seal on kindlasti sügavusi ja nüansse, mida me ei näe, aga puht põhimõtteliselt. Tänupalved on väga hea, jah, just see. Aga ma mõtlen just selles mõttes, nagu vaata, Filippi, ma tahan natuke selles valguses jagada, aga mõte on selles, et endale aru andmata, kuna me ei näe, siis nagu Piibel ütleb Filippi 3.8, paljud elavad Kristuse risti vaenlastena. Nad taotlevad maapealseid asju. Ja ma püüan nüüd selgitada, mis ma mõtlen selle all. See on, ma ei taha hukka mõista kedagi, saate aru, aga ma näen, et see
valguse puudus on viinud meid sellisele käitumisele. Ja see sõna tegelikult valgustab seda. Siin ei ole mitte midagi üleliia öeldud. Siin ei ole mitte midagi hukkamõistuks öeldud. Süüdistuseks ei ole mitte midagi öeldud. Aga mõte on just see, et kui ma ei näe, nagu me ütleme, vaatan, tõstan silmad üles, vaatan, kus ta on istumas isa paremal käel Kristuses. Kui ma seda positsiooni ei näe, seda uut lepingut ei näe, siis ma hakkan teda alla kutsuma. Ma hakkan talt abi paluma, ometega ta on kõik teinud ja on ta andnud selle valitsuse meie kätte. Nii, ja tegelikult lähebki sõna tõeks enda teadmata, et ma taotlen maapealseid asju, ma tegelikult olen selle risti vaenlane. Mõistate, mis ma püüan seletada. Ja sellepärast on oluline mõista nüüd oma olemist Kristuses, seda uut loodut. Ja ütleme näiteks niimoodi, Galaatia 3.19 ütleb niimoodi, milleks on siis käsk? Vaatame lihtsalt kirja kohta, mis seletavad meile seda. See on üleastumiste pärast juurde lisatud seniks, kuni tuleb sugu, kellele on antud tõotus. Ehk siis ütleme niimoodi, et uue lepinguga tuli Jumala silmade läbi, mis on enne maailmade rajamist juba valmistatud, kavatsetud, sugu, uus sugu. Ja ta ütleb, et käsu seadus oli antud vahepeal, kuniks tuleb uus sugu, uus liik, uus rass siia maa peale. Ja 153.10 ütleb niimoodi, ja kui tema, ehk siis Jeesus, on oma hinge andnud süü ohvriks, saab ta näha tulevast sugu, ta elab kaua ja Jehova tahe teostub tema läbi, selle soo läbi, või ütleme siis ka ihu kaudu, ihu läbi. Aga see ihu on ühendatud temaga. Meie, kujutage ette, kuidas me saame, pea kõnnib oma pead ja ihu kõnnib oma pead. Vaid me oleme üheks tehtud, üheks liidetud. Ja näiteks ütleb ka niimoodi 1. Johannese 12.13, aga kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lapsiks, kes siis usuvad tema nimesse, kes ei ole sündinud, mida ma tahan rõhutada, kes ei ole sündinud verest, ei lihatahtest ega mehe tahtest, vaid Jumalast. Ma saan aru, ma olen olnud aastaid samamoodi, ma olen Jumala laps, halleluuja, ma olen Jumala laps. Aga tegelikult ma ei ole üldse sügavalt mõelnud, mis see tähendab. Ja nüüd on hakanud vaikselt nagu silmad avanema, et minu DNA on sama, mis on Jumalal, sest ma olen sündinud Jumalast. See loob ühe teistsuguse taseme. See paneb mind õigele positsioonile. Nii. Ja ma saan aru, et ma olen Jumala laps. Ma mitte ei saa, ma olen tema vastu võtnud, vaid ma olen temast sündinud. Ma olen Jumala laps. Ma rõhutan, meie üldine kristlik arusaam on olnud see, et ma pean midagi tegema selleks, et olla õige, olla püha, aga ei. Me räägime armust. Ja Jumal tahab, et arm valitseks. Me oleme Jumalast sündinud, me oleme uued loodud Kristuses. Ja näiteks Efesuse kiri ütleb väga hästi. Kui ma seda mõistsin, see on hakanud nagu lahti seletama minu jaoks seda uut inimest. Ja siin ütleb niimoodi, et ta need kaks looks enese sees üheks uueks inimeseks. Ehk siis olid ümber lõigatud, ehk kes olid vana lepingu all siis, keda nimetati Jumala rahvaks, ja siis olid teine hulk inimesi, kellel ei olnud lepingut Jumalaga, kes ei olnud ümber lõigatud ja neid nimetati teistmoodi siis, ütleme nii. Aga need kaks, arm kuulub nüüd kõikidele inimestele, need kaks on ta teinud üheks uueks inimeseks Kristuses. See nagu loob niisuguse kindla aluse, ma ei ole enam see vana inimene. Ma olen uus inimene Kristuses. Ja see tähendab uuesti sündimist. Nii, minu vaimuga on täiesti kõik korras. Mitte mingit probleeme pole. Ma olen õige, ma olen püha, ma olen uus. Ma olen Jumalast sündinud, sellega on kõik väga hästi. Täna on minu probleem minu hinges, minu mõttemaailmas. Ja Piibel räägib kogu aeg, mul on nüüd leping Jumalaga, on ju nii. Aga nüüd Piibel räägib kogu aeg meelte uuendamisest.
et minu meeltetasand saaks ka ühele meelele Jumalaga. Siis ei jää enam rohkem muud kui see viimane samm, astuda kõige pühamasse paika. Ehk sõna saab lihaks. Ja mulle väga meeldib see, kuidas Steve on seda jaganud. Ja Steve on jaganud. Jumal on loonud. Et me teame, et on ju tempel, on ju templi eesõu, ütleme selline suur kast. Oletame, et see valge paber on siin pühapaik. Nii. Ja nüüd omakorda selle sees on kõige püham paik. Nii. Ja nüüd eesõuest minna kõige pühamasse paika, me ei pääse mitte kuskilt, me peame minema läbi püha paiga. See on ilmutus. See tähendab seda, et ei saa sõna ennem lihaks, kui ma näen sõna. Ehk see lambi valgus, küünle valgus, see peab ilmutama mulle. Ehk ütleme, et teisisõnu, ilma meelte uuendusteta ei ole võimalik, et sõna saaks lihaks. Ja sellepärast me näeme täna kristlaskonnas osadel nagu toimiks Jumala sõna nende eludes, osadel ei toimi. Ja kui me kuuleme, nii palju on segadust. Näiteks Votsmanni olete kindlasti lugenud tema raamatut Loomulik usuelu, jah? Ma olen aeg-ajalt neid lugenud taas. Ma mäletan, kui tulin usule, siis sai ta kohe loetud mitu korda ja mitte väga palju mõistes midagi. Aga üks fraas on jäänud mulle meelde, mida ta seal oma näites kasutab. Ta ütleb niimoodi, et kujutage ette. Nii, kujutame siis nüüd ette. Me oleme selles ruumis. Aga kujutage ette, kui suur on segadus. Me oleme selles ruumis, aga me tahame tulla siia ruumi. Aina. Mõelge ette, kui suur on see segadus. Ja see on täna tegelikult meie paljude jaoks reaalsus. Me oleme täiesti segamine, me ei saa aru, kas ma siis olen siis nüüd kristlane, tahan olla hea, kukun läbi kõik, aga me vaatame jälle tegudele, mitte olemisele. Ma juba olen siin. Ma ei pea enam tegema midagi selleks, et siia siseneda. Ma juba olen siin. Ja kui see hakkab avanema, me hakkame nägema oma õiget olemist, Jumala poolt määratud olemist siin maa peal. Kindlasti olete lugenud seda kirja kohta, kus apostlite tegudes Paulus ütleb niimoodi, palvetades seal, et ava oma sõna uks ja lase oma sõna rääkida kõige julgusega, sirutades oma käsi. Kuulake nüüd, see on väga oluline. Sirutades oma käsi terveks saamisteks, tunnustähtedeks, imetegudeks, oma püha sulase Jeesuse Kristuse nime läbi. Võib-olla ei jõudnud veel kohale, ma kohe seletan. Vaata, seal on üks asi. Jumal ava oma sõna uks, lase oma sõna rääkida kõige julgusega ja Jumal siruta oma käsi Jeesuse nimel. Kellel on antud Jeesuse nimi? Just nimelt. Me oleme harjunud hüüdma teda appi, Jumal tule ülevalt alla ja aita, aga ta ütleb niimoodi, sinu läbi ma teen terve imetähed, tunnustähed Jeesuse nimel. Näete seda momenti, mis seal on? Seal sees on tegelikult kuningriigi ilmutus, nii nagu Jumal on asjad määranud. Okei, räägime veel olemisest. Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. On. Vaata, vana on möödunud, uus on tekkinud. Me oleme uued inimesed Kristuses. Okei, nüüd ma tahan selgitada veel ühte asja. Vaatame, kuidas Piibel ütleb niimoodi. 1. Johannese 3:5-9 ütleb niimoodi. Ja te teate, et tema on ilmunud patte ära võtma ja temas ei ole pattu. Nii, ükski, kes on Jumalast sündinud, ei tee pattu. Sest tema seeme püsib temas ja ta ei või pattu teha, sellepärast, et ta on Jumalast sündinud. Vahest on niimoodi, et vaata, ei saa midagi hukka mõista, saate aru, see ei ole selle niimoodi mõeldud, aga vahest on küll niimoodi, et karju appi. Aga mis ma tahan selgitada? Oleme tasapisi hakanud Saaremaal nägema seda, ma ei ole enam patune inimene. Kui palju me oleme kuulnud kristlaste suus seda, et ma olen patune. Ma tahan nüüd seda selgitada. Sa oled Jumalast sündinud ja Piibel just ütles, temas ei ole pattu. Tema DNA on sinus. Sa ei saa olla patune.
mitte mingil viisil sa ei saa olla patune. Sisemise inimese poolest sa ei saa olla patune. On ju? Ma nüüd hästi otsekoheselt ütlen, aga see on nii. Jah. Aga vaata, kui me ei näe olemist, me hakkame tegema surnuid tegusid. Me hakkame tegema midagi selleks, et mitte olla patune. Siis me väsime ära ja kukume läbi ja me oleme segaduses. Me püüame siseneda sellesse õigesse ja pühasse olemisse, kus me tegelikult juba oleme. Jah, vastuolu. Ja Piibel ütleb, et need on surnud teod. Tema tegi seda meie eest, me ei pea sellega üldse tegelema. Ma pean nõustuma selle uue olemisega Kristuses. Vaata, vana on mööda läinud, kõik on uueks saanud. Me ei ole patused inimesed. Muidu, kui sul tekib ju küsimus, aga me ju ikkagi teeme ju. Läheme Jumala eesmärgist mööda. Ja lähme. Ja miks me lähme? Sest meie hing püüab veel valitseda meie vaimu. Meeled on uuendamata. See on see põhjus. Ma annan tahtmatult või teadmatult annan tegelikult voli oma hingele. Aga kui mu meeled saavad uuendatud, siis ma õpin oma hinge kaudu andma valitsuspositsiooni vaimule. Ja selle kohta Jumala sõna ütleb, ma usun. Mul on samasugune vaim, ma usun. Sellepärast ma räägin, sellepärast ma kuulutan. Ma kuulutan elu, ma kuulutan tervist, ma kuulutan lahtelaskmist, ma kuulutan vabadust. Ja ei ole enam niimoodi, et tule appi. On ju, mõistate seda põhimõtet? On ju? Jah, ma saan aru, jah. Ütleme siis niimoodi, et nagu Paulus ütleb niimoodi, et Rooma kirjas, ma nüüd oma sõnadega, ta ütleb niimoodi, et mitte mina, kui ta leiab ennast pattu tegevat, on ju, siis ta ütleb, et mitte mina ei ole teinud pattu, vaid patt, mis minus elab. Ta toob selge vahe. Mina uue looduna, minu vaim ei tee pattu. Aga minu hinges on veel see mõtteviis ja patt elab veel minu hinges selles mõttes. On ju. Olgugi, et ma olen vaim inimese poolest ju patule surnud. On ju. Ja see on nüüd see koht, kus me nüüd nagu eksime. On ju. Nii, ja siis meil on hukkamõiste süütunne. Aga Piibel ütleb, et kui ma olen Kristuses, on ju, ei ole mitte mingisugust hukkamõistmist. Ja me oleme uute loodutena Kristuses. Ja sellepärast Jumal ei vaata meie peal üldse nagu sellise pilguga, et mul on nüüd rehm käes ja vaata, mis on nüüd, kuidas me sooga hakkama saame siin. Ta on armuline ja halastaja. Ja ma ütlen, et nagu ma ütlesin alguses, et me tegelikult ei ole armust, armu veel väga palju mõistnud. Ja mulle meeldib see, kuidas me hakkame üha enam nägema nüüd seda jumalikku armu. Paljud asjad saavad ümber lükatud, paljud mõtteviisid saavad, lõpevad ära. Paljud maailmad, mis meie sees on, lõpevad ära, neid raputatakse. Ja me hakkame nägema üha enam Jumala armu. Näiteks ma olen lugenud nüüd viimastel aegadel Jesajat, Jeremiat samamoodi. Ja kui sa näed seda, nad olid sellel ajal ju, see on juuda rahvale kirjutatud, ta oli juuda kuningate aegu, olid nad prohvetid tegevad, kuidas nad andsid ära tihti peale templi kulla. Ja tegid seal mingist kaupa ja siis neid rüüstati ja ühesõnaga kogu aeg selle templi, kus Jumal elab, räägime vaimsel tasandil. Kogu aeg anti ära Jumala au. Ehk ütleme kuld. Seda varastati, seda anti ära ja need kuningad olid kogu aeg, ei teinud seda või ei olnud selles, mis Jumal oli määranud ja nad olid vana seaduse all. Ja siis Jesaja raamat väga selgelt mõistab hukka selle vana inimese. Ja siis tuleb nagu kriips vahele kõik, mis häda tuleb selle vana inimesele, missugune kohus tuleb selle peale, kuidas see kõik pihuks ja põrmuks tehakse ja siis tuleb sirge joon vahele, aga ma teen oma rahvaga uue lepingu. Ma päästan teid, ma lunastan teid. See joon on nii selge. See joon on nii selge. Kogu karistus tuli Vana Testamendi, ütleme selle käsuseaduse peale. Sellega lõppes asi ära. Me elame nüüd armuajal. Ja ma olen mõelnud seda, et vastuhakkajad on ju, kui meie lapsed näiteks, kujutame, et meie lapsed on kogu aeg meie vastu. Jah, isa, ma püüan olla hea, aga tegelikult on ju hoopis teistmoodi teeme. See rahvas tegelikult oli selline. Nad ei suutnud ennast muuta. Hea ja kurja tundmise puu, mida see maailm ülistab, on ju, ei ole võimeline elama uut elu Kristuses. Mitte mingi ei ole määratudki. Ja sellepärast juba Noa laeva päevil Jumal ütles ühe otsuse. Ühesõnaga, ma lõpetan selle liha tasande kõik ära. Ta kuulutas hukku lihale.
Nii, ja millest see räägib? Me teame, et patud on ju mitmuses, mida me teeme selle tõttu, et inimene oli patune, on ju, see olemus. Aga nüüd see on ristile läinud ja patuihu või patune olemus ehk hea ja kurja tundmise puust lähtuv on kõik läinud ristile. See on ühes Kristusega surnud. Seda ei ole enam. Ja sellepärast ta kuulutas juba ette, et tuleb uus sugu, kellel on antud tõotus. Ja Jeesus oli see viimane või viimne Aadam ja te teate kõiki neid asju, aga see põhimõte on nii oluline. Ja Jumal kuulutas hävingut sellele vanale inimesele, vanale olemusele ja täielikku hävingut, ilma alastuseta. Ja me teame, et kogu karistus tuli Kristuse peale. Nii et Jumal vaatab täna hoopis teise pilguga meie peale ja kogu selle maailma peale. Ta vaatab halastaja ja armuliste silmadega see, kes ta tegelikult on. Me oleme ka õigeks tehtud. Ma nüüd selgitan, et sellest aru saada. Sest kui ma ei näe olemuslikult asja, hakkan tegema surnuid tegusid, et õige olla. Väga lihtne. Piibel ütleb niimoodi, et oli ainult üks õige. Nii, mis alus on sellel, et oli ainult üks õige? Me teame, et inimene sai lahutatud Jumalast ja inimene sai siis hea ja kurja tundmise puust osa ja nüüd kõik, kes on peale esimest Aadamut hakanud sündima, on hea ja kurja tundmise puust. Nii, see ei ole nüüd tegelikult see koht või vahekord või olemine, mida Jumal tegelikult algselt inimesele mõtles. Hea ja kurja tundmise puus olevatel inimestel ei ole õiget vahekorda Jumalaga, sest nad oma olemuselt on vales kohas või ütleme, nende olemus on vale. Aga nüüd oli üks õige, Kristus. Tema ei olnud sündinud hea ja kurja tundmise puust. Selle tõttu ainult tema saigi meid lunastada. Nii, tema tuli, lunastas meid. Karistus oli tema peal ja ta on teinud meid nüüd õigeks, sest kuna patu eest on palk makstud, Kolossakiri ütleb niimoodi, et ei ole enam seda võlakirja, ei ole enam tühi leht on, ei ole enam mille alusel meid hukka mõista. Pole ühtegi sellist seadust. Kõik karistus, kogu Jumala viha valati välja Golgata ristil Kristuse peale. See on väga oluline mõista. Kui me seda vahet ei näe, siis me ütleme, et see on jube raamat, kuidas Jumal nuhtleb. Ja siis me oleme ise ka hirmu all ja me ei ole vabad. Ja kuna me ei ole siis vabad, me ei täida tegelikult oma rolli, valitsuste positsioonis olevat rolli siin maal. Me laseme siis kuradel valitseda. Nii et see olemise nägemine on ääretult oluline. Nii et me oleme ka nüüd õigeks tehtud. Me ei ole enam hea ja kurja tundmise puust. Vaata, vana on mööda läinud, kõik on uueks saanud. Me oleme sündinud Jumalast. Ja selle tõttu ma olen õige. Ma olen õigeks tehtud. Mu vahekord Jumalaga on õige. Ma olen õiges kohas. Ma olen õigest soost. Ja Piibel ütleb niimoodi, et vaatan, kuidas Paulus ütleb niimoodi, et me ei ole siis enam võõrad ega majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. Peetrus lisab siin veel võrdsi juurde, ütleb niimoodi, te olete valitud sugu, te olete kuninglik preesterkond, te olete püha rahvas, te olete omandrahvas, et te kuulutaksite tema aulisi tegusid. Meie olemine on täielikult muutunud. Me oleme uued inimesed Kristuses. Okei. Näiteks Rooma 6.6 ütleb niimoodi, et 5. salm, et me teame, et meie vana inimene on ühes temaga risti löödud, et patuihu kaotataks, nõnda, et enam me ei orjaks pattu, sest kes on surnud, see on õigeks mõistetud patust. Ja me oleme, ehk meie vana inimene on ühes Kristusega surnud. Me kipume ka sellel tasandil, ma olen näinud, ma olen ise ka teinud neid surnud tegusid. Väsitav on, väga väsitav on. Ja, aga ühel päeval ma olen hakanud nägema, et vaata, ta ütleb ka niimoodi, et kuna ta on ühe korra ja jäädavalt surnud ja siis üles äratud, siis me usume. Ma vaatan, kas mul on see praegu siia üles kirjutatud niimoodi. Mõte on selles, et mitte selle tõttu, et ma hakkan nüüd midagi tegema, vaid ma usun nüüd. Kõik on usu tasandis, kõik on nägemise tasand. Et mitte see, et ma nüüd püüan ise kuidagi ennast surmata, ei, ma olen juba Kristuses, minu vana inimene on juba surmatud, ristile löödud. Ja näiteks ta, lihtsalt loen.
Sest me teame, et meie vana inimene on ühes temaga risti löödud, et patuihu kaotataks. Nõnda, et me enam ei orjaks patu, sest kes on surnud, see on õigeks mõistetud patust. Ja vana inimene on see patuihu, mina näen seda sellisena. Ja näiteks Rooma 6.18 ütleb, ja te patust vabanenuina olete saanud õigusorjadeks. Ehk sisemise inimese poolest ma ei ole enam patune. 22 salm, aga nüüd te olete saanud patust vabaks ja Rooma 7.6 ütleb, me teenime Jumalat vaimu uues olemises. Okei. Nii, nüüd ma tahan nüüd kogu selle asja, mis ma olen siin püüdnud ehitada, tuua meid natukene uuemasse valgusesse. Johannese 4.17 ütleb niimoodi, sest otse kui tema on, nõnda oleme ka meie selles maailmas. Tasub tähele panna, see on sügav sõna. Ja ma vaatan, ma olen siia teinud, Vilmat kindlasti teate, on ju, Vilma. Ja. Tema on öelnud 16. augustil 2016 selle salmi kohta järgmiselt. Sest otse kui tema on üles tõusnud, nõnda oleme ka meie selles maailmas üles tõusnud. Me ei ole need vanad, me ei ole enam üksi jäetud, meil on uus leping, me oleme ühes temaga elavaks tehtud, õigeks tehtud, pühaks tehtud. Nõnda nagu tema on üles tõusnud, oleme ka meie ühes temaga selles maailmas. Me oleme üles tõusnud, me oleme sellel meelevalla positsioonil, me oleme uued inimesed, me ei ole enam need vanad, me ei ole need patused, nagu me oleme harjunud ütlema, me ei ole need õnnetud ja viletsad, me oleme püha preesterkond, me oleme Jumala sugu, me oleme omandarahvas ja ma tahan teile näidata veel, et me oleme tema pojad ja kuidas Jumal seda näeb. Aga ma tahan veel lugeda. Rooma 6.6. Mulle meeldib see teenimine, see võidmine, mis on Leevi üle. Kui te õpite aastate jooksul näiteks Leevit tundma ja näete seda armastust, mis ta sees on. Ja ta oskab nii hästi nagu näha seda vahet, mis on vaimu ja mis on hinge vaheline protsess või probleem. Ja ta alati nagu kuulab inimese ära, siis natukene muigab ja hakkab vaikselt ehitama inimest vaim inimese kaudu. Ja inimesed ületavad need barjäärid, saavad aru, et lihtsalt nende mõtteviis on olnud vale. Ja sellepärast nad on olnud stressis või hukkamõistu all või pinges või mis iganes. Ja Leevi on öelnud niimoodi. Nagu sõna ütleb, teades, et meie vana inimene on risti löödud, aga ta ütleb, vaata, meie kogemus ei ütle seda meile kunagi. Oled sa tähele pannud? Sellest alusest, millest ma praegu olen rääkinud, sellest olemisest, kui me oleme tavainimestena, kuna see on ilmumas meil veel kõik nii, üldiselt meie kogemus ei ütle meile seda. Alati ta püüab tähele panna ja kurat tuleb selle süüdistusega, vaata, mis kristlane sa selline oled. Ja me hakkame jälle surnuid tegusid tegema, millega me ei peaks üldse tegelema. Aeg on rohkem kallis, kui tegeleda surnud tegudega. Okei, te mõistate, mis ma tahan öelda. Nii et me oleme ristimise kaudu ühes temaga maha maetud ja ühes Kristusega oleme surnud, siis usume. Mitte ei hakka tegutsema, vaid usume. Ja, et ka üles tõusmine, nagu ta ütleb. Me oleme ühes temaga, elame ühes temaga Jumala väest, meid on ühes Kristusega riste löödud ja Kolossa 2.12 ja 20, need salmid seal räägivad täpselt samast asjast, riste löömisest, maha matmisest, üles äratamisest ühes temaga. Efese kiri räägib täpselt samuseid asju. Aga, ja Piibel ütleb ka, et Kristus on, või ihu on Kristus oma. Nüüd me oleme näinud seda, et me oleme uued inimesed Kristused, me oleme. Ja nüüd oleme näinud ka seda, et Jumal kasutab, on määranud niimoodi, et meie paneme oma vaenlased oma jalgad alla, sest meie oleme nüüd tema jalad. Nii. Ja näiteks Jesaja 45.8 ütleb niimoodi. Ja me teame, et taevad on avatud. Ja tegelikult see ongi siis see, et täna ma näen niimoodi, et minu kohus on käia taevas, koputamas, otsimas, saama sõnas, käia koosolekutel, nõupidamistel ja tulla selle ilmutusliku valgusega siia. Mina näen seda täna niimoodi. Ja siis seda, et ma usun, ma räägin, mida ma olen sisemiselt näinud, ma räägin seda.
ütleb niimoodi, Jesaja 45:8. Tilkuge taevad ülalt ja pilved. Pange voolama õiglus. Pilved oleme meie. Taevas on avatud. Ma usun, et taevas tilgub. Tilkuge taevad ülalt ja pilved. Pange voolama õiglus. Ja kui sa näed seda konteksti Jesaja raamatus, kuidas ta ütleb, et sellele vanale ma teen lõpu peale, kriipsu peale ja siis ma tõstan selle uue soo, uue elu, uus leping, ja siis ta ütleb niimoodi, et tilkuge taevad ülalt ja teie pilved, on ju, pange voolama õiglus. Me ei kutsu abi, pange voolama, on ju, põhimõte, on ju. Ma saan aru, et me ei saa seda ilma ilmutusliku valguseta teha, aga kui me näeme, siis me lihtsalt oleme. Kui me näeme, nagu tema on, me muutume. See ei ole meie jaoks siis enam pingutus. Me lihtsalt tunnistame seda reaalset tõest fakti, mis on vaimus olemas. Okei, ja ihu on Kristuse oma ja mulle väga meeldib see, kuidas ma üks päev ma nägin seda, kuidas Heebrea kiri ütleb niimoodi, et rullraamatus on minust kirjutatud. Oh Jumal, ma olen tulnud taevast tegema sinu tahtmist. Ei, need ohvrid ei meeldinud, sobinud, aga sa oled valmistanud mulle ihu. Ta ei räägi sellest ihust, mis on Maaria kaudu saadud, vaid ta räägib Kristuse ihust. Jälle ma näen, kuidas Jumal on pannud need 2 üheks. Sa oled valmistanud mulle ihu. See oli Jumala eesmärk ja plaan, et tuleb see sugu, kellel on antud teotus. Aga nüüd ma hakkan lõpetama ja ma tahan lihtsalt lugeda teile pojaks olemise kohta mõned kirjakohad ja enne seda, kui ma seda niimoodi loen, toon lihtsalt ühe tähelepaneku. Näiteks Miika 6:4 ütleb niimoodi: ja mina tõin sind Egiptuse maalt ja lunastasin sind orjuse kojast. Laul 81:11 ütleb: mina olen Jumal, kes tõin sind Egiptuse maalt. Ja tegelikult, kui sa vaatad, kui Jumal tõi oma rahva Egiptuse maalt, peale seda ta on läbi erinevate prohvetite, läbi raamatute, suurete ja väikeste prohvetite, ta on kogu aeg seda maininud. Mina olen elav Jumal, kes tõin teid Egiptuse maalt. Okei, me saame sellest kuidagi niimoodi aru, aga kui me vaatame täna vaimses valguses ja Uue Testamendi valguses, Uue lepingu valguses, mida Jumal tahab meile kogu aeg öelda? Tõnu, ma tõin sind välja, sa ei ole enam see vana inimene. Sa oled uus, arvesta sellega, et see on arm, on ju. Ta tahab, et arm valitseks, on ju. Et see on reaalsus. Mina olin Jumal, kes tõin sind, sina ei suutnud ennast muuta, aga mina tõin sind välja Egiptuse maast. Ma tegin sind uueks inimeseks Kristuses. On ju, mõistate seda põhimõtet? Okei, nüüd Heebrea kiri, ma tulen nüüd selle ilmutuse juurde, mis mulle väga Heebrea kiri meeldib, sest see lahkab natukene seda, räägib uuest lepingust, räägib sellest tõelisest reaalsusest, aga Heebrea kiri hakkab niimoodi. Kui Jumal muiste mitu korda ja mitmel kombel vanemale oli rääkinud prohvetite kaudu, siis on ta neil viimsel päevil meile rääkinud poja kaudu, kelle ta on pannud kõigi asjade pärijaks. Ja me teame, et meie oleme ka temas. Ja kui sa hakkad Heebrea kirja algusest lugema, näed küll alguses niimoodi, et ta nagu räägiks ainult temast ehk Kristusest. Aga kui silmad natukene avanevad, näed natukene rohkem, ei, ta ei räägi ainult Kristusest nagu peast. Ta räägib tegelikult ka ihust. Ja ma tahan seda sulle näidata, kuidas Jumal on määranud meid olema üks temaga. Ta ütleb niimoodi: sest missugusele inglile on ta iganes öelnud, sina oled minu poeg, täna ma sünnitasin sind. Olete tähele pannud, mitu korda on Jeesus sündinud? Mitmest sünnist Jeesuse sünnist Jumala sõna räägib niimoodi. Aga ütleme niimoodi, räägib Jeesuse Kristuse loomisest või sündimisest enne maailma tarajamist, ütleme nii. Me ei oska seda palju seletada, aga me näeme, et ütleb Piibel nagu mitme sõnaga, ütleme, et ta valmistas ja teise koha pealt ütleb, et ma sündisin enne kui taevad ja maad ja kuidagi. Aga me näeme, et see on tema ilmseks tulemine, ütleme siis esimest korda. Teist korda, milles kogu maailm on teadlik, on see, et ta sündis Maaria saadud ihu kaudu siia maa peale. Aga siin ta ei räägi sellest Maaria sündimisest ja ta ei räägi ka mitte sellest, et ta on enne maailma tarajamist sündinud, vaid ta ütleb, sina oled minu poeg. Täna ma sünnitasin sind. Nii, läheme edasi. Või missugusele inglile on ta kunagi ütelnud, istu minu paremale käele, kuni ma panen sinu vaenlased sinu jalgealuseks järjeks. Mis on inimene, et sa temale mõtled? Või inimese poeg,
et sa tema eest hoolitsed. Sa tegid ta pisut alamaks inglitest, sa ehtisid teda au ja austusega, kõik sa panid tema jalga alla. On ju, kas sa näed? Ta ei räägi ainuüksi Jeesusest. Ta räägib pojast, kelle ma sünnitasin täna. Ehk pea ja ihu on pandud kokku. Ja ma näitan sulle nüüd seda. Laul 2.7 ütleb meile niimoodi. Ma annan teada Jehova otsuse. Ta ütles minule, sina oled minu poeg, täna ma sünnitasin sind. Ja nii palju veel vahemärkuseks. Teise Moosese raamatus Jumal ütles Moosesele, mine ütle Vaaroole, sina oled minu esmasündinud poeg. Iisrael, sina oled minu esmasündinud poeg. Täiesti Uue Testamendi terminoloogia. Nii, ja nüüd vaatame apostlite teod, mis minu silmad avanes selles suhtes, et kuidas Jumal seda näeb. Apostlite teod 13:37 vist oli. Nii, ma loen siit mõned salmid ennem, et näha seda. Paulus ja Barnabas on Pisiid ja Antiochias ja Pauluse jutlus juutidele. No ma loen natukene nagu pikemalt ja siis tulen selle punkti juurde. Sest Jeruusalemma elanikud ja nende ülemad Jeesust mitte tundes saatsid hukka mõistmisega täide prohvetite sõnad, mida igal hingamise päeval loetakse. Ja ehk nad küll ei leidnud ühtki surma süüd, palusid nad Pilatust, et ta surmataks. Ja kui nad olid täide saatnud kõik, mis temast oli kirjutatud, võtsid nad ta puu pealt maha ja panid hauda. Aga Jumal äratas tema surnuist üles ja tema ilmus palju päevi neile, kes temaga olid tulnud Galileast Jeruusalemma ja kes nüüd on ta tunnistajad rahva ees. Ja meie kuulutame teile, apostlid ütlevad, meie kuulutame teile selle hea sõnumi, tõotuse, mis anti meie esiisadele, et Jumal selle on täitnud meile, nende lastele, äratades üles Jeesuse, nagu ta ka teises laulus on kirjutanud. Sina oled minu poeg, täna ma sünnitasin sind. Ehk siis oma sõnadega. Paulus ütleb, et Jumal on selle meile täitnud. Selle tõotuse, et sina oled minu poeg, täna ma sünnitasin sind. Ja me näeme, et Kristuse surma ja ülestõusmisega selle kohta ta ütleb, et sina oled minu poeg, ja see muideks veel suure tähega. Sina oled minu poeg, täna ma sünnitasin sind. Kas sa näed, mida mina näen? Ehk ütleme niimoodi, et Jumal näeb sind ja mind oma pojana, kes me oleme Kristuses uute loodutena, uus sugu, me oleme sündinud temast, tema elab meis, pea ja ihu on täiesti kokku liidetud. Ja sest ta ütleb ja nimetab meid ühes Kristusega, kes on kogu tema pärija ja meie tema kaaspärijad, sina oled minu poeg, täna ma sünnitasin sind. Ja see oli see, kus ta ütleb, et Heebrea kirjas, et sa valmistasid mulle ihu. Näete seda? Tasub uurida ja lugeda. Aga just nimelt ülestõusnud issand. Ja nagu me alustasime, et Jumal kutsub meid vaatama ülesse, kus Kristus on istumas isa paremal käel. Nii. Ja niisiis, Jumala saladus Jumala kuningriigist on täide läinud. Siin on kindlasti veel palju peidus, mida me hetkel ei näe, kuid on selge, et Jumal ootab oma rahva tõusmist oma meelevalla positsioonile, vaadates ülesse, kus Kristus on istumas isa paremal käel. Ja see on võrrata, kuidas praegu seda alust Jumal ehitab meie sees. Et ta toob meid nendest surnud tegudest olemise juurde, et me reaalselt mõistaksime oma olemust. Ma mäletan, mul oli kunagi kogemus. Pidin minema osadusse, see oli ehk võib-olla aastal 92, 90, pidasin osadusgruppi ja jõudsin enne seda üks tund aega Jumala eesmärgist mööda minna. Ehk hästi lihtsalt öeldes, andsin hingele maad, tegin pattu. Ja ma olin siis teadmatuud kõike seda olemist ja mõistmist niimoodi. Ja olin siis seal Jumala ees ja kaeblen. Anna mulle andeks. Anna mulle andeks. Ma tunnistan, ma tegin seda teist ja kolm, ma mõtlesin nii, anna andeks. Jõudsin just ära lõpetada, uuesti tuleb see süüdistus hukkamist, anna andeks, anna andeks. Samas ma mõtlen, et kohe ma pean minema kuulutama inimestele Jumala sõna, mis kristlane ma selline olen. Anna andeks, anna andeks.
ja mis ei ole vale, tunnistada oma inimlikku eksimust. Aga korraga tuli nägemine ja Jumal küsib minu käest, Tõnu, kumb on suurem? Kas see, mida sina tegid või see, mida mina tegin? Ja mul oli selge, et millega ma peaksin arvestama. Ja teate, missugune vabadus tuli? Ja ma saan korraga aru, miks me ei täida oma positsiooni Kristuses. Me oleme süütunde all, me oleme hukkamõistu all, me oleme vaevas, me oleme vangid, me oleme vaevatud ja siis me teeme teised ka sellisteks, kui keegi julgeb tulla meie keskele. Ja me oleme ise tegelikult vangid ja mitte mõistes oma olemust, mida tema on teinud. Nii et see, nagu Jumala sõna ütleb, et me tõstaksime oma silmad, vaataksime ja tema teeb nüüd seda, et ennäe, me näeme. Amen.